Tere minu poolt ka. Mina olen siis Triin Muiste ja nagu Sirli mainis, ma olen toitumisterapeut, ei ole mänguterapeut. Ja oma taustast võib-olla veel natukene, et tõesti sellise tervisliku toitumisega ma olen tegelenud juba üle 10 aasta ja selle hulka on mahtunud päris palju laste nõustamisi ka. Ja hetkel, mida ma teen veel, kuna ma olen ka Eesti toitumisnõustajate ühenduse siis ka juhatuse liige ja meil on seal ka sihuke oma missioon, nii et sellest ma räägin teile ka kohe hiljemalt, aga ma võin öelda, et ma olen meeltekooli mentor. Kohe te saate teada, mis see siis ka on. Nii et selline on minu taust, aga rohkem me minust ei räägi, räägime lastest ja toidust ja sellest, et kas sellega võib mängida. Ja natukene siis ka, kus me seda liikuda sai? Iirtusin. Iir on peidus. Aga muud muidu ei saa edasi liikuda. Sa tahad edasi liikuda? Ma ei saanud siit. Aha, nüüd saan. Jah, nüüd saad korraks pannud nagu küsimus. Okei. Et lühidalt, et millest me siis räägime laste toitumisharjumustest, millised nad hetkel on. Ja siis see põhiteema, kas mängida või mitte, see on siis küsimus täna. Vaatame, kuidas lapsi üldse paremini sööma võiks saada ja mida siis tähendab see meeltepõhine toitumisõppe. Millised on meie laste toitumisharjumused täna? Ma arvan, et paljud teist teavad ja näevad, missugused on laste toitumisharjumused. Oskate äkki ise kohe midagi välja tuua? Kindlasti friikartulid ja burgerid, kuid oma kogemusest ütlen seda, et nad tellivad, aga ega nad ei söö. Teised kõik tellivad. Teised kõik tellivad, jah? Ühes juhtes saavad hea meelega. Kui need juurviljad on edasi taldrikul, siis ei puuduta. No, mis veel? Võileivad maitsevad. Krõbuskid, et just siuksed nagu krõbisevad asjad, makaronid. Aga kogu see olukord hetkel ongi meil see, et kuna tõepoolest lapsed valivad, te mainisite siin ka friikartuleid, et tõesti on tõusnud kiirtoidu tarbimine, on tõusnud karastusjookide tarbimine, maiustustest ja kõigest sellest ma üldse ei räägigi. See on mitte ainult lastel niimoodi, vaid tegelikult ka täiskasvanutel, et kui te võtate lahti toitumine.ee lehe ja võtate sealt Eesti toitumise uuringu, siis see näitab, et ka meie täiskasvanud, et kui püramiid on ühtepidi, siis tegelikkus on teistpidi. Ja milleni see on viinud selleni, et umbes 1/3 meie lastest on ülekaalulised või rasvunud. Nii et tegelikult see on väga kiiresti tõusnud, see ülekaalulisus. Mismoodi see nagu mõjutab kogu olukorda? Me teame seda, et tegelikult toit, millega laps kokku puutub ja mida ta on harjunud sööma, see on tegelikult see baas, mis teda tulevikku viib ja jätka, edasi kannab. Ehk siis, et mida need valikud, mis ta teeb praegu, suure tõenäosusega ta jätkab seda toitumist ka edaspidi. Ja põhjus, miks meil tegelikult on, ma ütlen, et see ei ole mitte ainult meie laste teema, vaid meil kõigil, miks me võib-olla on raske teinekord teha selliseid toitumisvalikuid, on see, et me ei oska teistmoodi. Me teeme nii, nagu meie oleme harjunud, nagu meile on õpetatud, me ei ole lihtsalt teistmoodi õppinud. Ja põhimõtteliselt me söömegi seda, mis meile meeldib ja meeldiv on see, mis on tuttav. Et ma siin vahepeal korra üks teie seast palus natukene ka abi ja küsis, et mida ma teen, et mul on tõesti üks laps, kes sööb ainult ühte tüüpi toite, valibki ainult saiakesi, valib makarone, et mida ma teen. Siis et selliste lastega ei saa niimoodi, et üleöö kõik muutub, vaid see käibki samm-sammu haaval. Aga kuidas neid toitumisharjumusi siis on võimalik muuta? Ja mina küsingi siinkohal, et kas toiduga mängimine on lahendus. Ja korraks tõin teile siia välja ka sellised üldse toidu kohta käivad sellised ütlused, mis minule vähemalt on lapsena öeldud. Ma ei tea, kuidas teiega on. Söö taldrik tühjaks, siis tuleb homme ilus ilm.
Ei tea või? Aga seda, et taldrik tuleb tühjaks lüüa? Ai, taldriku põhjusel tütarlaps ja see peab selle välja sööma, mis tähendas seda tudulükati äärdes see tütarlaps. Tütarlaps tuli välja, mulle on ka seda öeldud, et aga vaata, mis seal taldriku põhjas on, enne sa ei saa, kui selle kõik ära söönud. Siis veel see, et kui sa sööd oma supi või prae või köögiviljad ära, siis saad magustoitu. No mis meil tunne meil tekkis praegu sellega seoses? Õiglane tunne. Veider tunne? Õiglane tunne. Aga teistpidi võttes, et mina ei tea, minul tekkis küll see tunne, et ma ei tea, kas need köögiviljad on need kõige parem asi, et ma ikka järelikult see magustoit on ikka see kõige õigem asi, et mida saada. Ei, minul on see, kui sa selle magustoidu praegu ära sööd, siis saad soolast. See on mõnel on teistpidi. Mina tahan seda, supist pool süüa, siis lapsi lusikaga tõmmata poole. Sina saad poole. Et kuidas sellest supist pool süüa, just. Kas te seda ka kuulnud olete, et Aafrikas lapsed nälgivad, aga sina siin pirtsutad toiduga? Ei, vaat seda ei tea. Mina muide olen seda kuulnud ka täiskasvanu eas, et kui ma käisin kohvikus ja sõbranna teatas, kuna ma jätsin osa toitu alles, sest ma lihtsalt ei jõudnud kõik ära süüa. Ports oli hästi suur. Ja ütles mulle seda, et aga mida sa siin pirtsutad, et näed, et üle terve maailma meil on nälja häda, et sina pirtsutad toiduga. Ütles, et okei, et ma ei tea, kuidas see siis aitab. Ma kohe näitan teile ühte ägedat videot selle kohta ka. Ja viimane, mida olen ma ka kuulnud päris mitmeid kordi, on see, et toiduga ei tohi mängida. Eks? Seda ei peab siiamaani, sest kui leib maha või midagi. Just. Aga kohe vaatame, ma näitan teile kõigepealt ühe video, siis me arutame korraks selle teemal edasi. Ja see video, ma igaks juhuks hoiatan, see on inglise keeles, aga kes ei oska inglise keelt, ma teen pärast eestikeelse kokkuvõtte sellest ka. Vale asja. Oi, vabandust. Kohe paneme õige. Nii, ma pean panema täitsa kinni või? Ma panen alla. Nii, ja nüüd ma võtan. Mis ma nüüd lahti võtan? Ei, ma mõtlen, et ma lähen sealt samast, ma ei saa minna. Video oli alles lahti. Vabandust. Me peame ikkagi tegema niimoodi. Üks hetk. Teise ekraani. Sest ma arvan, et see video on seda väärt ikkagi, et teile näidata. Slaidi peal see. Slaidid. Aga senikaua te võite ju tuua veel mingeid selliseid ütlusi, mis on toiduga teile öeldud. Palju veetakse hobusega? Palju veetakse hobusega. Siis kui ütled, et mina, see on minu lapsepõlvest. Jah, et nii, kohe saame siin teile selle tööle. Laseme, see saab kohe läbi. Kohe tuuakse meil pitsa. Seda ei näe sinna. Nii. Ma panen enda seda, mida nad arvavad, mida ma tean, et nemad tahavad. Ja siis ma ütlen, et ei söö nii seda, kui nad küsivad mu käest. Mis sa sööd? Sa nii söö seda, ei tahan küll. See vastupidine tehnika. Jaa, see köögivili läheb nagu juhti. Kõik käima panna? Jah. Et paneme selle nüüd käima. Aga nüüd veel üle lõili. Ma ei tea, pane algusesse. Ei saa panna niimoodi. Sellepärast, et ta jagab Zoomis ka praegu. Aha, tundub, et heliga on see. Every day. Okay. And then I think I have a kind of a strange relationship with food, but when I was a kid, my mom always said that you have to eat everything from your plate. You have to eat all the food because there is starvation in Africa. And then I ate every day. And then I grew a bit older and I started to think that how have I helped? Situation in
Africa. I'm now a little bit overweight. I hope they are happy. I have done my best. Eating so much. If I ever go to Africa and they look at my belly, I will say that I did it for you. Ja nüüd ma teen lühikese kokkuvõtte neile, kes inglise keelest hästi aru ei saanud. Et siis siin on see, et ta rääkis sellest, kuidas tema ema alati ütles seda, et taldrik tuleb tühjaks süüa, sellepärast, et Aafrikas on inimesed, kes nälgivad. Ja siis, kui ta suuremaks sai, siis ta hakkas mõtlema, et huvitav, et kuidas ma olen aidanud. Et ma olen natukene ülekaaluline ja ma olen kõik ära söönud. Ja et kui ma kunagi Aafrikasse satun, et siis ja nemad vaatavad mu kõhtu, et siis ma siis ütlen neile, et ma tegin seda teie nimel. Nii et see oli see taust. Ja tegelikult, kui vaadata nüüd neid samu teisi selliseid lauseid siin, siis tegelikult tuleb mainida seda, et ma arvan, et väga paljudel on umbes sama taust siin taga. Olete nõus? Ehk siis mängida või mitte. Et kui siin võtta, siis mina olen kindlasti seda meelt, et mind on ka õpetatud seda, et kui leib kogub maha, siis tuleb see üles võtta ja leivale suuda anda. Ja ma arvan, et see on õige. Sellepärast see on üks pool, kus tõepoolest me peame toitu austama. Peame austama seda, mis meil on. Ja ausatades täna me oleme olukorras, kus meil on väga palju sellist toidu raiskamist, toitu visatakse minema ja tegelikult me peaksime mõtlema oma järeltulijate peale, et kas nendele jätkub seda sama toitu, mida meie hetkel sööme ja raiskame. Nii et see vasakpoolne pilt, mis kujutab sellist tordi näkku viskamist, mis on need Ameerika tüüpilised naljad, siis seda mina ei saa nendest naljadest aru. Küll aga, kui vaadata seda teist pilti siin kõrval, ka selliselt on võimalik toiduga mängida. Nii et just, et vaadata, et mis nende köögiviljade, puuviljade, kõige muu toiduga veel teha saab. Ja sellest ma tahangi teile rääkida. Kuidas neid lapsi siis paremini sööma saada? Et tahan teile rääkida sellisest põnevast asjast nagu Sapere meetod. Kas keegi on kuulnud midagi sellest? Enne tänast päeva otsisite ja saite selle info. Et Sapere aluse panija, Sapere tähendabki siis tegelikult sellist meeltepõhist toitumisõpet, ütleme niimoodi lühidalt. Et selle aluse panija on prantsuse keemik ja veinigurmaan Jacques Buzet, ma loodan, et ma nüüd hääldasin õigesti, kes rajas Prantsuse maitse instituudi ja ta alustas juba 1974. aastal algkoolis laste siis esmaste maitsekoolituste kursusega. Ja see kursus loodi tegelikult selleks, et kasvatada siis selliseid teadlikke tarbijaid, sest tema mure oli see, et enam prantslased ei tahtnud võib-olla või ei osanud nautida toitu, sest tegelikult see toidu nauding ja see on väga oluline ka see, et me oskaksime võib-olla selliseid nagu natukene peenemaid toite süüa, ehk siis tema mure oli see, et äkki kui inimesed varsti seda enam ei oska, nad ei käi enam restoranis. Ja ta töötas välja siis sensoorse ärkamise meetodi. Ja selle juures tegelikult ta leidis, et siin ei ole mitte mingeid piiranguid vanuse osas, et tegelikult kõik saavad seda proovida. Ja ma olen sellega nõus, et kui ka teie tunnete, et võiks ikkagi mõnda asja paremini süüa ja proovida, siis see ei ole kunagi hilja alustada. Aga mis see sõna Sapere tähendab? See tähendab oskama, maitsma, teadma, tundma. Ja kes tahab Sapere kohta rohkem teada, siis on toodud siia välja ka siis rahvusvahelise organisatsiooni aadress, aga seda ma ei hakka praegu hetkel näitama ja aega raiskama. Aga meetod seisneb siis selles, et antakse teadmisi 5 meele kohta. Mis on need 5 meelt? Nägemine, kuulmine, maitstmine, maitsmine ja kompimine. Just, et need samad 5 meelt on see, mida kasutatakse siis ka selleks, et laps saaks paremini toiduga tuttavaks.
Eesmärk sellel on, et lapsed õpiksidki tundma paremini oma meeli ja maitseid, leiaksid seal juures ka oma isiklikud toidueelistused, sest tegelikult meil võivadki olla erinevad maitsed ja see on täiesti okei. Et nad oskaksid ennast paremini väljendada, et nad teaksid seda sõnavara, mis toiduga kaasneb. Ja nad oskaksid ka siis neid kogemusi kirjeldada, et nad lihtsalt ei räägiks, et käisin eile väljas söömas, aga mida ma sõin, ei mäleta või mingi purksõli. Et just, et oleks seal seda sõnavara juures ja kirjeldusi ja seda niimoodi, et kui inimene kirjeldab seda toitu, et sul lausa hakkaks suu vett jooksma, et sa saad sellest kõigest hästi aru. Samuti see, et nad julgeksid proovida uusi toite ja toiduaineid. Et üsna sageli ongi see, et siin enne räägib hirmust, siis ongi ju hirm selle uue ees. Me kardamegi seda, mis on võõras. Et kui paljud meist endist on valmis mingite uute asjadega kohe kaasa minema? Tegelikult ei ole ju. Ja Sapere üks eesmärkidest on veel ka see, et lapsed tahaksid ise süüa mitmekesisemalt, et nad ei valiks ainult seda saia või makaroni, eks ju. Ja oluline on ka see, et see on lõbus. Nagu see mängimine siin, et see toiduga mängimine võib ka lõbus olla, aga see ei tähenda seda, et ma pean seda torti kellelegi teisele näkku lööma, vaid hoopis teistmoodi mängima. Ja veel, toit on oluline osa meie kultuurist ja loodusest ja tegelikult see mõjutab ka keskkonda, nii et ka seda õpetatakse juba lastele algusest peale. Nii et eesmärk ongi siis see, et nad kasvaksid teadlikeks tarbijateks ja nad tõesti oleksid ka vajadusel kriitilised selle toidu suhtes. Aga siin sellel meetodil on 2 põhireeglit. Üks, nagu ma enne ka korra mainisin, igaühel on õigus oma maitsele, täiesti hoolimata vanusest. Et siin ei ole nagu õiget ja vale vastust. Et kui teie laps ütleb, et ma ei taha seda kartulit selle kastmega koos süüa, siis see on tema valik ja see on okei. Te võite teda tõesti nagu julgustada proovima, aga kui ta ei taha ja ta ei ole selleks valmis, siis see nii jääb. Teine asi. Aga kui on nagu ütlete, et ta ei pea, aga ta peab õppima sellele, et õhtusöögi ajal süüakse seda toitu, siis kui ta ütleb, et ta ei taha, siis sa paned taadlikult pärast lava pealt ära, ta pole tahtnud, siis tegelikult külmkapi vahet, kui ta tahab midagi näed. Siis tuleb teha see reegel, et ta ei käiks pärast külmkapi juures, et süüakse ainult söögiaegadel. Just, aga siis ongi, et kui ta tollel hetkel ütleb, et ta ei taha ja siis ta saab pärast seda sama toitu. See on ka variant, aga ma ütlen, et siin on nagu erinevad ja võib-olla nagu erinevate juhtumite puhul tuleb ka erinevat lähtuda, et natuke võib-olla raske niimoodi kohe ühe situatsiooni kohta öelda. Aga teine õigus siis on see, et tal ongi õigus mitte proovida. Ta võib täiesti keelduda sellest. Nii et, aga eesmärk on ikkagi jõuda sinna, et tal oleks see julgus ja tõesti, et kui sa julgustad teda proovima, ta teab sea juures, et ta ei saa selle eest karistada, kui ta ei proovi, siis tegelikult see nii-öelda arendab teda edasi ja tal tekib see julgus ja mitmekesisus ja tegelikult ka tervislik toitumine tekib sinna taha, sest ta ei vali siis ainult ühte tüüpi toite, vaid ta julgeb proovida erinevaid. Maitse. Meil on 5 põhimaitset. Kas te teate, et meil on 5 põhimaitset või arvasite, et neid on 4? Ja keegi juba mainis siin seda umamit, jah? Et umami on nüüd üks uus asi, mis on tekkinud, et umami on selline hõrk maitse. Muidu me teame, mis on magus maitse, meil on soolane maitse, meil on selline mõru maitse ja hapu maitse. Ja see umami on siis, umamit kõige paremini kirjeldab, ma arvan, kas siis soja või siis selline hallitusjuustu või mingi selline spetsiifiline nagu miski seal juures, et see on umami. Ja maitset me tunneme ühtepidi suuga, teistpidi tunneme ka seda peaga. Et me enamasti tunneme seda maitset, mida me arvame, et me peaksime tundma. Olete nõus? Kas te olete keegi käinud mõnel sellisel õhtusöögil, kus teil toit taldrikus tundub ühtemoodi ja tegelikult kui ta maitseb hoopis teistmoodi? Mina täna kogesin seda.
No nii, mismoodi see kogemus oli? No taldrikul nägi niisugune välja, et peaks maitsema, vaatasin peale. Ja siis ei maitsenud, sest midagi oli võõrast. Sest oli midagi võõrast, eks ju. Et mismoodi või tähendab see on nagu selles mõttes võib-olla see kehva kogemus, aga teistpidi ta võib olla ka teinekord positiivne kogemus, aga jällegi, et me arvame, et ma ei tea, mul on kooli eest näiteks tunne, et see kalasupp oli nii õudne ja siis ma vaatan seda kalasuppi taldrikus ja mõtlen, et see on õudne, ma ei taha. Aga kui ma julgen ta lõpuks ära proovida, ma vastan, see oli päris hea. Või muide, üks asi veel, mida mina kuna ma olen ka elamuskoolitaja, siis tähendab seda, et ma teen igasuguseid toiduga seotud töötubasid ja täiskasvanutele ja lastele ja näiteks seller. Näidake mulle käega, kes päris ausalt, kellele ei meeldi seller. Ma arvasin, et neid on nii palju. Aitäh! Et seller on ka üks asi, et jällegi, et ma arvan, et see mulle ei maitse aga väga paljud need, kes on mu koolitustel käinud ja ma olen kasutanud seda sellerit, leiavad, et tegelikult polnud seal väga midagi viga, nii et jah. Kuidas nende uute maitsedega harjuda? Siin on üks selline nipp, et selle nii-öelda mängu nimi on Tiny Tastes, siis nii-öelda väikeste väikesed maitsed siis niipidi. Ja seda tehakse selliselt, et 14 päeva jooksul tuleb maitsta ühte sedasama toiduainet 10 korral. Ja see tükk peab olema üsna pisike, eriti kui me räägime tõesti, et meil on valivad sööjad, kes, ma ütlen teile, üks minu viimaseid kogemusi on see, kus minu juures käis 14-aastane laps, tütarlaps, kes ei söönud mitte ühtegi puu- ega köögivilja, usute või mitte, 14-aastane. Ja nüüd samamoodi on see, kus me selle tüdrukuga proovime iga kord natukenegi, et ta maitseks, et tegelikult on siin see töö temal ja tema emal, eks ju. Sest mina ei ole 14 päeva jooksul tema kõrval kogu aeg, aga kus ta peaks siis ise maitsma seda toitu. Ja seal on veel mõned sellised nii-öelda nipid või et kus kindlasti oluline on aeg selleks, et oleks iga päev kindel aeg ja hea oleks, kui see oleks töötlemata, aga täpselt, et see oleks ühesugune, mitte see, et nii-öelda pakun teda erineval kujul. Aga selle kohta, kui te tahate rohkem teada, siis ma soovitan guugeldades peaks saama kätte, eks ju, Tiny Tastes. Midagi ikka. Et selle kohta jah, natukene nagu infot juurde. Siis lisaks maitsele on lõhn, me tunneme lõhna. Ja tegelikult väga suur osa sellest infost, mis me toidust saame, ei jõua meieni mitte niivõrd selle keelega maitsmisel, vaid just suutunde ja lõhna kaudu. Lõhna kaudu me juba tõesti oskame öelda, et kas see asi meeldib mulle või mitte, et kas ma tahaksin seda süüa või mitte. Et kui ma siin enne mainisin kalasuppi, eks ju, te tunnete kalasuppi spetsiifilist lõhna, kas see kisub sööma või pigem mitte? Oleneb kelle tehtud, eks. Aga ma mõtlen, et kui mina mõtlen oma kooliaja peale, siis see ei kiskunud sööma. Aga teine asi, siis on meil kaneelirullid ja nende lõhn, värskete kaneelirullide lõhn, kõik noogutavad pead, eks ju. Hoopis teine asi. Kas te olete kogenud seda tunnet, et teil on nina kinni näiteks? Praegu siin selle viiruse raames ju räägitakse, et lõhna ja maitse meil on kadunud. Minul ei ole nina kinni. Aga et just, et kas te olete kunagi kogenud seda tunnet? Nagu papp. Me ei taha tegelikult seda toitu süüa, sest tal ei ole mingit maitset, ka meie lemmiktoidud. Neil ei ole mitte mingit maitset. Nii et ongi, et te võite katsetada seda selliselt, et hoiate nina kinni ja siis proovite seda toitu ja vaadake, kas te saate siis aru. Või siis see, et te võtate mingi maitse suhu ja siis lasete selle nina järsku lahti. Ja mis maitsed nüüd tulid sealt välja, eks ju. Nii et katsetage seda. Või kas te teate, kuidas lõhnab näiteks toores porgand? Keeduporgand. See tundub nagu juba magusam, eks ju.
nii et need on need asjad, millele siin mõtiskleda ja see on see, mida te tegelikult saate ka ju katsetada ja rakendada ka laste peale. Heli. Kas te olete kunagi mõelnud selle peale, et kuidas toit kõlab? Mõelge banaani peale. Mis häält banaan teeb? Piksu. Aga kartulikrõps? See ütleb ära krõps. Krõps. Ja just. Krõps. Kartulikrõps oli mulle praegu. Siis veel, mida tasub mõelda, ka see juba, et see heli, mis köögist tuleb, me selle järgi saame ka aru, et mida seal valmistatakse. Kui blender läheb käima, no siis me võime eeldada, et sealt tuleb üks smuuti. Kui me kuuleme sellist pottide pannide kolistamist, alguses tükk, mingi segamine ja siis me kuuleme särinad. Ja siis tuleb lõhna, eks ju, siis saad aru, et mis seal tuleb. Et midagi nagu läks panni peale, aga mis see siis läks ja siis kui sa lõhna tunned, siis saad aru, eks ju. Nii et kuulake seda toitu. Muide üks asi veel, et kui vahest lapsevanemad ei taha lastele väga seda kommi anda, et laps sööb liiga palju kommi, ja siis lähevad ise teise toppu kommi sööma. Kas lapsed kuulevad? Aga ka öösel võivad selle peale üles ärgata. Mitte, et nad siis otseselt kommi tahaksid, aga jaa. Väljanägemine. Kas te olete näinud, kas teil on serveeritud sellist toitu, mida te vaadates ütlete, et ma ei taha seda süüa? Paraku, eks ju. Et näiteks mingisugune kuskil sööklas visatud lärtsaki, mingisugune pudru lätakas taldriku peale, selline hall ollus, eks ju. Räägi siis lastele, et sa pead selle ära sööma. Ei pea, kui ma isegi ei taha seda süüa. Aga kui sa natukene sätid, kui sa teed selle pudru ja teed talle, ma ei tea, marjadest silmad ja nina ja suu ja hoopis parema meelega süüakse seda, eks ju. Siis veel, kas te teate, milline värv on see, mis meid sööma hakkab? Punane, jaa. Aga mis nagu rohkem eemale tõukab? Hall, no või tea, kas valge nii väga. Aga üks konkreetne, kui toit oleks näiteks sinine. See ei ole see üldse ei lähe sinna kategooriasse, eks ju. Aga muide veel üks oluline asi on siin see, et milliseid nõusid me kasutame. Et just seesama, et ka seal taldriku põhjast tuleb see tüdruk välja, eks ju. Aga need on tegelikult, need on ju enditegemisesse restoranide põhialus. Just. Taldrik on suur, tundub ports väike, kui taldrik on väike, tundub ports suur. Ja, aga restoranides on veel igasuguseid asju, seda nimetatakse juba gastrofüüsikaks, seal on juba väga suured teadused taga, et mis kõik asjad meid mõjutama panevad. Just. Toidu kuju veel määrab, eks ju. Ja see ka, et mul on silmad kinni, kas ma tegelikult julgen süüa, et kui keegi teine mulle midagi pakub, kas ma siis julgen seda vastu võtta? Sõltubki kes, kui palju ma usaldan seda inimest, on ju? Ja siis on meil kompamine. Et kas see toit on kõva, on ta pehme, kas ta on teraline, kreemine, et siin ongi, et mainisite, et lapsed püreesuppe söövad, eks ju, see on niisugune nagu siidine kreemias, eks ju, aga tükkidega asju ei söö, on ju. Et aga see võib olla teinekord ka vastupidi. Siis, kas see toit on külm, on ta kuum, libe, kare, kõik sellised asjad mõjutavad. Ja näputoit on see, et tegelikult on toodud välja uuringutes, et inimesed eelistavad näputoitu. Aga mis on kiirtoit valdavalt? Näputoit. Mõned soovitused siia selle toiduga mängimiseks. Et üks nendest soovitustest ongi seesama näputoit. Pakkuge rohkem näputoitu lastele ja tegelikult, kui lapsed hakkavad juba lisatoitu saama, siis soovitatakse ka neile üsna varakult selle näputoiduga tutvumist. Sest see on kõiki meeli arendav. Laps teebki nii-öelda tutvus selle, kui lapsed on väiksed, nad topivad ju kõik asjad suhu. Nad tahavad seda kompida, ka suuga, eks ju.
ja kui laps saab ise valida seda toitu, mida talle pakutakse, siis see tegelikult teeb teda nii-öelda iseseisvamaks. Siis ei ole seda tunnet, et keegi kogu aeg määrab, mida mina sööma pean, vaid ma saan ise valida. Et tal on taldriku peal näiteks erinevad köögiviljad ja ta saab ise valida, millist ta nendest sööb. Et mitte see, et mul on seal ainult porgand ja ma pean seda sööma, aga võib-olla mul ei ole täna porgandiisu. Siis ta harjub juba algusest peale nende erinevate tekstuuridega, mis toidul on, erinevate selliste, täpselt, et sooja, külma, kõige sellega. Me saame talle pakkuda ka seda toitu, mida terve pere sööb. Ma ei pea tegema lapsele seda eraldi toitu. Natukene lihtsalt tuleb mõelda, et ta ei oleks liiga soolane või hapu või et sellised asjad, eks ju. Aga üldiselt ta saab süüa sama toitu, mis pere. Ta edaspidi ongi parem sööja, sest ta usaldab toitu. Toit ei ole tema vaenlane, et see on niisugune nagu, ta suhtub positiivselt sellesse toitu. Ja tõesti ka see on, ta on nagu niisugune turvalisus, et ma saan aru, et millise suurusega tükki on mulle okei suhu panna, millist mitte. Enesekindlus loomulikult ja tuuakse välja ka seda, et näputoidul olevad lapsed kontrollivad oma isusid paremini ja tõenäoliselt ei oma riski ülekaaluliseks. Aga 100% seda veel ikkagi kontrollitud ei ole, nii et 100% seda väita ei saa. Aga jah, mina toitumisterapeudina soovitan kindlasti väikelastele seda, et ta saaks suhteliselt varakult ikkagi näputoiduga tuttavaks. Et alguses püreed ja siis see näputoit sinna kohe juurde. Nüüd võib-olla see kõige sellisem konkreetsem osa. Soovitused veel. Et see, millest ma alustasin siin selles nii-öelda toiduga mängimise osas, ehk siis, et õpetage lapsi toitu austama. Et toit on oluline. Õpetage seda, kus see laps või kus see toit pärineb, kes seda kasvatab, kuidas see kasvab, eks ju. Aga on oluline ka see, et me mängime selle toiduga. Pakkuge erinevad valikud puu- ja köögivilju. Seda tasuks teha kindlasti erinevat moel. Et kui te siin mainisite, et jah, et toorest ta sööb, eks ju, aga seda keedetud väga ei taha, siis tasubki proovida erinevaid viise, et ma annan talle sellist toorest, aga ma annan talle natukene keedetud ja sinna saab vaikselt üle minna ka selliselt, et pakkuda näiteks vokke. See on see, kus toit on töödeldud või aurutatud, aga ta ikkagi jääb sinna krõmpsuks veel. Kusjuures ühe lapse ma sain niimoodi köögivilju sööma, just selliseid töödeldud köögivilju söömas, ta oli nõus proovima vokke. Ja sealt edasi ta läks samm-sammult ja täna ta sööb juba kõike. Siis, mis veel? Ka selline toidu päritolust rääkimine, et kus see pärit on, aga teine asi, et tasub ise ka kasvatada, kui vähegi võimalik on. Kas või panna, ma ei tea, sinna rõdukasti maitsetaimi või kõige lihtsam idandamine. Eriti talvisel ajal, kui meil ei ole ju mingisugust värsket saadaval, siis idandid on üks hea moodus selleks. Ja kõige lihtsam on munkube näiteks idandada. Lapse kaasamine toidu valmistamisse. Et see on see koht, mille kohta ütlevad mõned vanemad, et no ma ei tea, mul oli siin, näitan teile üks pilt ka. See on minu poeg. Ja tema mängib toiduga. Et mis see mulle tähendab, võite arvata peale igat toidukorda, ehk siis koristamist päris olulisel määral. Mul mees ka teinekord ütleb, et kas ta peab siis nagu ise toitu sööma, et ma annan talle ise, et mul nii palju koristada siin pärast. Aga kui meil on aega, miks me ei või seda koristada, siis ta hakkab paremini sööma. Et jaa, ma olen esimese lapse järelt, ma koristasin lage ka ükskord. Aga jah. Aga tõesti, tänu sellele laps sööb ja õpetab oma kaaslastele ka mingid asju sööma. No muidugi, tal on praegu, ta on 6-aastane, tal on ka selline valiperiood, et käib poodi. Aga ei, ta on suhteliselt selles mõttes ka väga teadlik oma valikutes, aga mingid asjad hakkavad tagasi tulema nüüd juba niipidi.
Siis veel üks asi, mille koha peal vahepeal pead raputatakse, on seesama, et võtta laps poodi kaasa. Kuidas teile tundub? Praegu küll, aga võtan küll. Nii ja naa, eks ju. Aga siin on ka omad reeglid, et sa ütledki, et lähme täna poodi, aga mängime sellist mängu, et sa valid sealt puu- ja köögiviljaletist näiteks ühe punase asja, ühe rohelise asja, et nagu mingid selliseid asju temaga, mitte see, et täna valime punaseid asju, siis laps läheb sinna kommiriiuli juurde ja valib kõige punasemad kommid, eks ju, milles on juhtumisi karmiin punane, eks ju, mida ta üldse ei tohiks süüa. Vaid just, et konkreetsete reeglite alustel ja see, et tegelikult see on kaasatus ja see nagu paneb neid rohkem kaasa mõtlema ja tegutsema. Lugude rääkimine, sellest siin ka oli täna, Signe rääkis, eks ju, lugude rääkimisest, siis ka toiduga teinekord tuleb lugusid rääkida. Et minu ristitütar näiteks hakkas kala sööma selle peale, kui ma vaatasin, et me olime ühes lauas ja ta üldse kala ei söönud. Ja ise ta samal rääkis, et Rapuntsel, see oli nagu kõige kõvem teema sellel hetkel, et Rapuntselil on pikad juuksed, eks ju. Ja siis ma rääkisin talle, et vaata, et kui see kala sööb, et mida kõike kasulikku teeb, ütlesin, et aga tead, et ka kala söömine, et see kasvatab juukseid ka. Ma ei valetanud, sest oma tõetera seal on taga. Ja läks aega ja laps hakkas sööma kala. Ja siis ta mingi aeg ütles mulle, et ta tegelikult ongi hästi paksud ja tugevad ja pikad juuksed ja siis ta ütles, et aga see on sellest, et ma söön kala. Siis veel, et las laps katsub seda toitu, see ongi seesama kaasamine mõte ka, et las ta teeb ise seda salatit või ei maksa karta neid nuge ka, et seal on oluline see, et te loomulikult turvate ja õpetate teda ise. Aga ta üsna varakult nad õpivad ka lõikuma. Muidugi ma olen kogenud ka selliseid 20-aastasi, kes ei oskagi ka koorimisnuga käes hoida, sest kõik asjad on talle ette ära tehtud. Et mida me tegelikult sellega lapsele õpetame, eks ju. Siis seesama nuusutamine, maitsmine, see on täiesti okei ja toidu valmistamise juures ka samamoodi. Et kui ma teen suppi, mis te arvate, et mida ma pean topelt koorima alati? Porgandit, just. Aga samal ajal, kui nad tulevad sealt porgandit võtma, ütlen, et aga proovi seda brokolit ka. Ja nad söövad seda. Nii et selliseid erinevaid asju on iga kord natukene jälle juurde ja nad proovivad ja maitsevad. Ja see lõbusaks tegemine lastele on ka oluline. Aga see ei tähenda seda, et te peate hakkama, ma ei tea, fruktodisaineriteks, eks ju, et kõik asjad oleks nii ära disainitud, sest mida ilusamaks me selle toidu teeme, siis tekib see oht, et laps ei söö seda, et see on nagu liiga ilus. Võib-olla tekib mingi lemmikloom sealt või midagi. Ja ei taha lõhkuda seda ära, just. Et aga kui te teed mingi lillekese või mingi autokese või siis neid juba söövad. Ja ikkagi kõige olulisem, ärge sundige lapsi sööma. Seda, selles mõttes, et sellega me teeme karuteene, sest kui mõtlete ise enda sundimise peale, et kui keegi teile ütleb midagi, et sa pead seda tegema, mis reaktsioon teil on? Minul tekib see reaktsioon, ei pea. Ja lastel on täpselt samamoodi, nii et ei tohi sundida. Et nüüd ma lubasin teile rääkida sellest meeltekoolist, ehk siis meil toitumisnõustajate ühenduses oleme teinud sellise põneva projekti nagu Meeltekool ja tegelikult selle projekti juht on meil Külli, kes on siin taga, lehvitab teile. Ja see projekt on siis, hetkel me tegime siis pilootprojekti 5 lasteaias ja see on 20-nädalane programm, kus toitumisnõustajad tulevad mentoriks lasteaedadesse ja õpetavad siis toiduga mängimist ja seda kõike, mida sellega teha saab. Ehk siis, et nad õpivad tervislikku toituma, õpivad erinevaid puu- ja köögivilju tundma. Me keskendumegi just puu- ja köögiviljadele. Ja just seda vahetut kontakti toiduga. Ja piloodis siis on 5 erinevat lasteaeda üle Eesti. Meil on Haapsalus, meil on siin Tallinna lähedal, meil on Tartu lähedal, nii et 5 erinevat. Ja programmi alguses ja programmi lõpus siis kaardistatakse ja esitatakse küsimusi, et aru saada, et kas see laps, et kuidas need toitumisharjumused on siis muutunud. Ja seda pilootprojekti toetas meil Rimi.
Nii et tegelikult meie enda selline kaugem idee on see, et see programm oleks lausa sellises riiklikus alushariduses sees. Sest näiteks seda programmi on hästi edukalt juurutatud näiteks Soomes ja sealsete selliste, näiteks Jyvaskyla näide on see, kuidas lapsed, kes olid ülekaalulised, see ülekaalulisus hakkas vähenema selle aja jooksul. Nii et ma arvan, et see on oluline. Ja meie projekti tulemused, paraku see projekt osades lasteaedades jäi lõpetamata, nüüd me jätkame seda, aga ikkagi me viisime siis vahepeal läbi küsitluse ja nii õpetajatele kui lapsevanematele, et kuidas siis lapsed nende toitudega ja selle kõigega hakkama said, siis siin toodi välja kõigepealt see, et lastel suurenes julgus ja valmidus neid uusi toite proovida. Umbes 70% vastanutest leidis, et kõige valimavad sööjad on hakanud ka uusi toite proovima. Et minu enda rühmas oli ka üks tütarlaps, kes absoluutselt igasuguste asjade peale teadis, et ei, kui ta ei olnud just magus puuvili, siis kõik muu oli ei. Aga 10. korral, ma arvan 9-10 kord, oli see, kui ma juba nägin, et proovib brokolit, et väga suur samm edasi. Siis mida tõid lapsevanemad välja, et just valivamatele sööjatele oli sellel programmil suurem mõju. Ja samamoodi toodi välja lastevanemate poolt, et nende lapsed kodus küsisid ka mingisugust uut vilja või toitu. Negatiivne tagasiside, ma pean mingit manti koju ostma. Juba saite negatiivse tagasiside just, et pean hakkama uusi. Aga see on selles mõttes on see, ongi, et me ise ju ka ei tunne kõiki neid puu- ja köögivilja. Tegelikult on vahva ju, et lapsed mingid sellist asju avastavad. Ja see ei pruugi negatiivne olla, sest see võib oluliselt odavam olla, kui see, mida sa oled harjunud ostma. Tavaliselt on lastevanemad. Lapsed aktiivsemaks muutuvad, siis on alati see. Seda ka teinud. Ja veel, et lastele meeldis see, et neid asju sai proovida, uusi asju, aga mul ei kästud seda reaalselt teha, et ma tegelikult võisin keelduda, kui ma ei tahtnud. Ja mul on mõned vahvad pilt ka oma rühmast, kus nad siis tõepoolest, see oli siis kapsa tutvustamise kord, me rääkisime erinevatest kapsastest, nad said proovida erinevaid kapsaid, me tegime isegi katse sellega, et vaatasime, kuidas siis see lilla või punane kapsas muutuski lillaks või siniseks ja siis ta muutus lillaks tagasi. Ja see oli lastele väga põnev. Aga katsetame ka. Ja nüüd on teil üks asi, teate küll, mis teil on veel alles jäänud. Paneme selle kõik ise praktikasse ka. Võtke üks see leivakrõbin enda kätte, võtke esialgu üks. Tuletame uuesti meelde, et mis need meeled olid? Kompimine, muusutamine, nägemine, vaatamine, ja kuulmine. Nii, kõigepealt me vaatame seda. See ei ole plastiliin, see on toit. Ärge igaks juhuks võtke plastiliin. Ärge plastiliin, jah, et jätke see plastiliin kõrvale. Ma ei tahaks seda kirjeldada, sest ma tahan, et te ise kirjeldate seda toitu. Mida te näete? Milline see toit on? Kuidas? Kõva, seest õõnes, krõbe, teeb häält, krobeline, kerge, pruun paistab läbi. Kas veel midagi? Näete, kõik hakkasid vaatama, kas see paistab ka päriselt läbi. Nüüd te võite, ärge veel maitske. Katsuge. Aga nüüd pange igaks juhuks silmad ka kinni ja katsuge. Kuidas see tundub teile? Kare? Liivapaberi moodi? Tugevate äärtega? Mis veel? Rusika moodi. Kuiv tundub.
aga nuusutage nüüd. Mis lõhna te tunnete? Leivalõhna, jahulõhna. Kas veel kellelegi seostub see lõhn millegagi, mingi emotsiooni, mingi küpsetuslõhn? Mis te arvate, kuidas see maitseda võiks? Soolasel, magedalt, nagu näkkileib. Aga nüüd võtke igaks juhuks see teine sealt ja pistke see suhu. No, igaks juhuks, ega noh, te võite sama ka panna, aga ja pange siin ka silmad kinni, tunnetage seda maitset. Mis maitse on? Leivakooriku maitse, hea maitse. Hapu. Aga hoidke teda nüüd natukene kauem seal keelel. Kuidas see siis tundub? Magus. Kas te teate, miks leib muutub magusaks? Tärklise mõjul. Et mida kauem te hoiame teda suus, siis amülaasi mõjul, eks ju, hakkavad need süsivesikud meil siin vaikselt lagunema. Kas te tahate kuulata ka? Võtke uus krõps. Ma arvan, et te saite eelmine otsa. Ja mis te arvate, kuidas me saame seda kuulata? Pooled närivad kuulata. See ei olnud see, et te võtate ja kuulate, on ju? Mis sealt ta võiks teha? Krõbiseb. Aga proovige mitmel moel. Proovige kõigepealt nüüd niimoodi, et nagu te proovisite silmad lahti, kõrvad lahti, aga pange näiteks kõrvad ja silmad kinni ja siis mis häält ta teeb? Kuidas? Müriseb rohkem. Kuidas tundub? See on üks näide sellest, kuidas me lastega toiduga mängimegi. Nii et lapsed teevad selliseid asju kaasa ja siin on väga põnevaid avastusi, mis sealt tuleb ja täpselt, et kui öeldagi, et kuidas see kõlab, siis nad avastavad sealt juures näiteks sellesama sellise krõpsuva või krõpsuva heliga üks laps tõi välja, et see on nagu jõuluvana tuleks mööda lund. See oli porgand küll oli nii, jah? Et porgandi söömise kohta ütles, et nagu jõuluvana tuleks mööda lund. Et sellised väga vahvad asjad tulevad sealt ja täpselt, et lapsed saavad seda erinevat sõnavara kasutada ja proovida. Nii et mina tänan teid. Ma loodan, et te saite mingisuguseid mõtteid juurde ja seal külli juures on nüüd olemas ka sellised, ma näitan teile, sellised flaierid, mida te võite igaüks ühe koju kaasa võtta. Siin on mõned mängud, mida te saate kodus järele proovida. Et äkki see ka on abiks natukene. Aitäh teile!